Tere, mina olen Anton Lember, tervitan teid Fotokiina messilt Kölnis. Tulime vaatama siia Nikoni uut peegelkaamerat T600. Esimese hooga mõtlesin, et ei saagi teda näppida, sest ta on sellise klaasist kuubiku sees. Aga ei, on ta ka ikkagi lahtiselt näppimiseks olemas. Nikoni T600 on siis Nikoni viimane täiskaader sensoriga fotoaparaat. On suurem sensor, suurem peegel. Ja loodud on ta olema nüüd soodsam kui senised. Ja siin ees on tal ühtlasi ka Nikoni uus 24-85 objektiiv. Nii, vaatame, mis siin uut on. Korpus on tal mõnevõrra väiksem kui varasematel T700, T800 kaameratel. Ja kohati tundub ta natukene lihtsam. See pealmine tundub plastine, kui varasemalt oli magneesiumist, kuigi sisekorpus on tal ikkagi magneesiumist. Siin on need kontrollrattad, mis tulevad kindlasti tuttavad T7000 kasutajatele. Ja siin on ekraan. Ekraani kõrval on olemas ka nüüd videopäästik, mida varasemalt ei olnud T700, T800 oli ta küll olemas. Ja siin on siis samuti väiksem joystick. Nii, üks väga suur uuendus on see, et tal on nüüd 2 SD-kaardi pesa. Kui varasematel täiskaarditel on olnud üks CF-kaardi pesa. Nii, siin külje pealt, kui vaadata, on näha, et lülitil on asendid ainult autofookus ja manuaalfookus, aga siin lüliti peal nupp ja selle nupu abil saab valida, kui panna autofookuse peale, erinevad autofookuse režiime, et continuous ja single on siis nüüd siin selle nupu all valikus. Ja samuti saab valida erinevaid fookusalasid siit kaudu. Autofookusel on tal punkte natukene vähem, midagi 30 ringis, kui ma õigesti mäletan, 39, kui on olnud varasematel täiskaarditel. Ja ka seda ei ole siiski eriti vähem, aga nad on ikkagi veel kaardi keskel koos, mitte üle terve kaardi. Ehk seda on natukene neile ette heidetud. Siin külje peal on näha siis kinnitused. On GPS-i pesa, on HDMI ja USB. Üle HDMI saadab ka ta siis pakimata videot kirjade järgi. Ja siin on siis nii kõrvaklapid kui mikrofon, mis on videograafidele kindlasti meelepärane. Ja need luugid on, mis sest, et nad on küll kummist, on selliste hingede peal, mis teeb nende kasutamise üpriski mugavaks. Nii, vaatame põhja alla ka, nii palju kui selle turvaelemendi alt saab. Siin on akupesa. Aku on nüüd väikese klambriga kinni ja uus mudel NL15. Võib-olla midagi varem ka kasutanud, aga hetkel ei meenu. Ja mahutavuselt on ta 1900 mAh ehk päris suur, suurem kindlasti kui T700 oli, mis on küll natukene 2 mudelit vanem. On olemas tal välk, mida tema põhilisel uuel konkurendil Canoni, aita mul nüüd nimi meelde tuletada. 6D. Ma unustan numbreid ära. 6D välku ei ole. Aga eks sellel välgul ka, mitte nii palju küll piltide tegemiseks, aga üks asi, mida ta teeb, on ta vabastab Nikoni Creative Lighting välkude juhtimise süsteemi. Aga kus juures ma pean mainima, et 6D-l ei ole küll välku, aga ta on Wi-Fi ja GPS seal välgu asemel. Jaa, õige. Panid ära. Seda tal tõesti ei ole, Wi-Fi ja GPS-i saab talle juurde panna. Ja võimalik, et Wi-Fi saab talle panna selle talla abil, et juppe saab siia juurde osta nagu Legole. Jääb üle ainult huviga oodata, kuni on võimalik nii Nikoni T600 kui ka Canoni 6D-le kõrvuti käed külgi saada ja pilti teha ja neid testida kõrvuti, sellepärast et see saab kindlasti olema väga tihe revimine. Mina Nikon T700 kasutajana pean tunnistama, et kaamerad ei ole sugugi nii palju erinevad kvaliteedi mõttes, kui oleks võinud arvata sellest, kui öeldakse, et tehakse soodsam mudel. Mul on siin ees küll Tambroni objektiiv, ma loodan, et ma Nikoni boksis sellepärast nüüd peksa ei saa. Aga nagu näha, äratab T600 ka messi publiku juures väga suurt huvi.
Meie saime siia varem sisse ülevaate tehtud, aga rohkem me sinna ei mahu. Ja vaatame, mis me siin muud vaadata saame. Anton Lember ja Fotoment Fotokina Fotomessil.